Think you should. I mean, I really think you should. Tervist! Mina olen Rahulik ja Oskar. Räägiks teile maitsestajatest. Meil on saabunud väga palju erinevatest riikidest premium maitsestajaid. Premium, seal ees ei ole lihtsalt sõnakõlks, vaid tegemist on tõesti premium maitsestajatega. Kõikidest nendest maitsetest me rääkida ei jõua, kuna neid on tõesti väga palju tulnud. Erinevaid maitseid vist kokku, üle 300 juba. Aga mõned tooksid välja küll, mis on nagu väga eriliseks osutunud ja oleme siia lauale pannud ka nagu sellised eriti silmapaistvad ja meelde jäävad maitsed. Võib-olla Oskar alustaks sealt poolt. Jah. Kõige esimene on siis The Bastard Custard. See on selline. Selle firma on ainult üks maitse, see on see sama. Ja see on mul siin sees. See on väga selline custard ehk siis eesti keeles vaniljekreem. Ja seal on lisatud sükest mõnusat pehmet karamelli. Ja see custardi maitse on selline, mida pole varem kuskil nagu maitsestast saanud. Ka hästi puhas õige. Mulle täitis täpselt selle mulje, et nagu see on see custard, mida on nagu kogu aeg taga otsitud retseptides, nagu Milkmanid, asjad, kõik sellised, et ikka jääb see midagi jääb puudu, et see custard ei ole õige. See on just nüüd täpselt see õige custard. Just see õige põhi on nagu see. Mis meil seal edasi tuleb kohe? Siis järgmine asi on jaks. Jaksit on meil olemas erinevaid maitseid. Siin on hetkel üks väljas, mis on maasika custard. Jaksil ongi siis põhiliselt sellised vaniljekreemised maitsed, ehk siis custardid. Ja kõik on väga head. Et on ka üks banaani oma olemas. Ja nii head banaani maitsed pole kuskilt maitsestajad saanud veel. Et üldtullad on sellised keemilised kommised, aga sellel on selline mõnus selline praetud või karamelliseeritud banaan. Nii, siis oli meil Nom-nomsid. Nom-noms. Eesti turul on küll müügil ka Nom-noms vedelikud, ma olen kuulnud. Aga maitsestaja tuleb kindlasti odav ja parem ja saad natuke enda järgi timmida asja. Nendel vist pikemalt ei peatukski. HVG-d. No HVG-st on vist kuulnud igaüks, kes on natukenegi otsinud retsepte ja selliseid tõsisemad internetitööd teinud. Meil on täissari saadaval, nendel kui pikemalt ei peatuks. Väga omapärased maitsed. Ainukene asi, mis minul nende puhul oli see, et see valmimisaeg, küpsemisaeg väga pikk. See on tõesti väga pikk. Et see 2,5 nädalat peaks ootama, et see oleks nagu valmis konkreetselt. Üks asi, mis neil on see, et hästi paljud kliendid on otsinud sellist hapukat maitsestajat ja neil on olemas neid. Just jah, sellised värsked ja hapukad nagu maitsed, mida väga vähestest maitsestajatest nagu leiaks konkreetselt. Ja nüüd jõudsime minu lemmikuteni. Dot Vape, siin on, ma ei tea, siin ei ole vist ühtegi maitset, mis ei paneks kõiki kliente ahetama, kui annad nuusutada midagi. Et Juicy on kohe kindlasti kõige tipp. Samamoodi valmimisaeg oli vist ainukene selline asi, et sa võid stiiperistada lasta läbi, kui palju tahad, aga ikkagi ta vajab aega. Et selline 2 nädalat on ikkagi see, sa pead küüsi närima. Ja tsirkus. Tsirkusel on, kui ma nüüd eksis, tüüpprantsuse maitse meelte järgi tehtud. Täpselt näed. Et nad on väga omapärased, nad pole üldse halvad, aga minu jaoks on natukene võib-olla harjumatud sellised ekstreemsemad maitsed. Et kindlasti tasub proovida, kellel huvi siis maitsta maitsestajat, nuusutada, saab kindlasti launch'is, testrid on olemas. Ja muidugi on meil olemas ka müügil kaalud, et kes ikkagi eelistavad siin nikotiini ja maitsestajatega kaalu järgi mängida, siis on ka nüüd need asjad saadaval. Ja üks selline väike teadaanne veel, et siia alla kuhugi äärde paneme hiljem ühe veebiaadressi finvape
on teinud väikese tütarfirma endale. On aftertaster.fi oli vist. Aftertaster.fi. Mis on keskendunud ainult maitsestajatele. Ja kõik, mis te seal lehel näete, tegemist on siiski e-sigareti teemalise e-poega, aga kõik, mis te seal lehel näete, on võimalik launch'ist osta ja kui meil ei ole seda hetkel koha peal või me oleme jätnud 2 silma vahele, et me pole seda tellinud, siis kindlasti tehke meile märkus ja me selle vea ka parandame. Seal on esindatud nagu, seal on ikka esindatud kõik. Pluss seal on veel selliseid tarvikuid ka, samamoodi see kaal on sealt pärit. Siis on veel natukene vatti, midagi huvitavat. Jaa, vati valik on meil ka läinud päris korralikuks. Süstlaid asju, noh süstlaid, ma ei tea, kas on mõtet tellima hakata. Aga selliseid pudeleid asju kõiki, mida seal näete, on võimalik launch'ist saada. Väga asjalik lehekülg. Siis maitsestajatest me räägime ka natukene meie järgmises osas, aga seal tuleb üks selline suurem, kuidas ma ütlen, lain ja natukene selline teistest erinev, nii koostise kui kõige poolest ja seal peatume siis natuke pikemalt, tasub oodata. Kõik nende koha pealt. Vist küll, jah. Tulge, proovige, nautige. Näeme. Tšau.